Suured tänud, ma püüan näidata oma ekraani, kas mind on kuulda ja kas ekraani on näha. Jaa, väga hästi on. Suured tänud. Tänud kutsumust, tore on siin olla. Tere päevast kõigile. Nagu juba enne mainitud, et ma olen ehitanud tooteid, ettevõtteid, tiime, palganud talenti viimased 20 aastat, nii kaua kui ma mäletan ja nagu Johan ütles siin oma ettekande lõpus, et siin et loovus on hästi oluline ja õppimine on hästi oluline. See on paljuski see, mida me tegelikult siin Jõhvi tehnoloogiakooliga üritame saavutada. Ja peale 8 aastat Ränni juures ma tõesti naasesin tagasi Eestisse, et juhtida ühte Jaapani investeerimisfondi, kus me investeerime tehnoloogiaettevõtetesse üle Põhjala ja Baltimaade. Ja paralleelselt siis sai alguse projekt nimega Jõhvi tehnoloogiakool, mis siis loodetavasti varsti saab ka oma ametliku nime, et siiamaani see on olnud selline kirjeldav nimetus. Ja minu eesmärk täna on lihtsalt anda teile väike ülevaade sellest, mida me mõtleme, kuidas me mõtleme, miks me nii mõtleme. Ja loodetavasti siis saame panustada Ida-Virumaa arengusse ja konkurentsivõime kasvu, aga ka ülejäänud Eestis tegelikult. Et siis kiiresti üle käia, mida me üritame teha ja miks me seda teeme. Enne kui ma detailidesse lähen, on siis see, et majanduse kiire digitaliseerimine nõuab meil konkurentsis püsimiseks elementaarset programmeerimisoskust. Eestis on eelmise aasta seisuga oli IT-sektoris puudu 8600 spetsialisti. Siin on ka link sellele EAS-i dokumendile, mis seda numbrit nimetab. Ja see number kasvab iga aasta täna. Ja selleks, et seda probleemi leevendada, üks väikene tilk meres on siis see, et avame Jõhvis tehnoloogiakooli, mille eesmärgiks on siis pakkuda ise grupiõppel põhinevat programmeerimisõpet täiskasvanutele. Tegemist on 2-aastase õppega tasuta koos majutusega. Plaan on kool avada siis riigi toel. Meil on ka täna üle 30 eratoetaja ja eesmärk on siis kooli hoida jätkusuutlikuna suures osas erasektori toel. Ja koostöö siis õppeprogrammi pakkujaga, milleks on Zero One Education System, millest ma ka räägin, koostöös kohalike ettevõtetega ja mentoritega me suudame tagada siis turuvajadustest lähtuva väljaõppe. Ja seeläbi siis tõsta kogu konkurentsivõimet regioonis, tuua noored tagasi või siis pidurdada noorte väljavoolu Ida-Virust ja panna seeläbi ka Jõhvi maailmakaardile. Siin vasakul te näete kamparhitektide koostatud eskiisprojekti Jõhvis asuvale vanale telefoni keskjaama hoonele. Et selline see saab siis olema. Et natukene nagu täpsemalt rääkida kogu sellest probleemistikust, siis esimene punkt on juba kõikidele selge, et tarkvarainseneride suur puudujääk Eesti ettevõtetes pidurdab meie võimekust kasvada koha peal, luua kõrgema väärtusega töökohti. Ja neid võib teha mitmel moel, võib teha nii, et tuua inimesi väljaspoolt sisse, mis on ka vajalik ja kindlasti peaks seda ka üle vaatama, et kui suures mahus me saame seda teha. Teine on ilmselgelt kutseharidus ja kõrgharidus. Ja siis kolmas on ise õpetada, ümberõppe ja täiendõppe. Ja IT on selles mõttes huvitav valdkond, et see on viimase 20 aasta jooksul nii palju arenenud, et me ei saa enam rääkida sellest, et meil on ühetaolised generalistid, et spetsialiseerumine on teema, hästi suur erinev taseme vahe on teema, et on tarvis nii hästi elementaarset ja lävend tasemega, ütleme programmeerijaid kui ka senior taseme programmeerijaid ja arhitekte, tarkvaraarhitekte. Lisaks sellele kogu majandus digitaliseerub, mis tähendab seda, et ka institutsioonides, kus tavapäraselt ei mõelda selle peale, et peaks olema hästi suur tarkvaraarenduse osakaal, siiski leidub päris suur osakaal IT-spetsialiste, et isegi Selveris on hästi suur IT-osakond juba täna. Nii et see on hästi oluline. Teine probleem on see, et tavapärased õppimisvõimalused on tihtipeale kallid
on ebaefektiivsed ja võib-olla kõige olulisem on, et nad on aegunud. Ja siis kolmas probleem on siis konkreetselt see, millega meie siis kokku puutume. Me puudutame nii esimest kui teist probleemi ilmselgelt, aga me keskendume nendele probleemidele läbi kolmanda punkti siin, mis on siis teha täiskoormusega õppeprogramm selliseks, mis oleks kõikidele kättesaadav. Ja meie mõttelaad on siis selline, et sellisest ühesuunalisest tänavast, mis tähendab, et ühelt õpetajalt kogu grupile õppemeetodilt meie sooviksime üle minna siis võrgustunud õppemeetodile, mis tähendab seda, et teise aasta õpilased õpetavad esimese aasta õpilasi. Õppetöö toimub internetipõhise hästi nutika tarkvara baasil, mida ka näitan teile, mis siis tähendab seda, et igaüks õpib omas tempos, õpitakse teineteise pealt, õpitakse nii individuaalselt kui ka grupis, õpitakse sisuliselt ikkagi õppima, õpitakse probleeme lahendama. Kui need inimesed, kes selle kooli läbivad, selles valdkonnas tööle ei hakka, näiteks 2, 3, 4 aasta jooksul, siis võib-olla neil ununeb see oskus ära programmeerida konkreetse programmeerimiskeele näol, kuid probleemide lahendamise oskus, tiimide oskus, see jääb. Ja ma võin omast kogemusest ka öelda, et minu kõrgharidus on tootearendus ja robootika, magistrikraadi ma tegin robootikas. Kui ma selles valdkonnas poleks tööd teinud, siis ma poleks edasi jõudnud. See robootika, mida ma 2005 õppisin, ei ole enam konkurentsivõimeline või tähendab, see pole enam tänapäevane, see on edasi arenenud. Seevastu tootearendus ja see mõttelaad, mida ma õppisin, probleemi lahendamine, see on täna jätkuvalt hästi konkurentsivõimeline. Ja see on ka see, mida me siia püüame tuua. Kuidas see lahendus ise välja näeb? Selleks, et jõuda lahenduseni, me käisime läbi need samad küsimused, mida ma ka teile praegu tutvustasin. Ja siin meil oli kolm lahendust laual, et kas siis minna seda teed, et ehitada ise. Kas siis minna seda teed, et võtta mingisugune partner, kes juba teeb veebipõhist õpet kuskil mujal ja lihtsalt püüda kopeerida inimest kokku või püüda leida kolmas lahendus, et mis oleks siis nende kahe asja hübriid, et tuua nii kontaktõppe kui ka veebiõppe kõik kokku. Ja meile tundus see viimane lahendus kõige parem. Selleks on siis hetkel välja valitud platvorm nimega Zero One Education System ja see on juba tegelikult teine iteratsioon samast meetodist. Esimene on School 42 ja see põhineb siis sellele, et tegemist on siis tasuta õppega. Selles koolis on küll programmijuht, keda me praegu ka otsime ja tuutorid 3-4 tükki, aga sellist traditsioonilist mudelit, kus meil on klassi ees õpetajad ja tunnid, siis seda mudelit ei ole. Tegemist on siis 100% programmeerimisõppega, kus teooria on seotud praktikaga. Ja igaüks saab õppida omas tempos ja mis on hästi huvitav on see, et tööandjana ma olen palju talenti pidanud palkama ja ma tõesti ei ole vaadanud nende diplomit, ma olen vaadanud ikkagi seda, kuidas nad testiülesande on ära lahendanud, kuidas nad mõtlevad, kuidas nad lähenevad probleemile. Tihti need testiülesanded on sellised, millel meil on endal probleem, mida me pole lahendanud. Ja me näeme, kuidas inimesed saaksid sellega hakkama. Ja see on selles mõttes huvitav, et selle õppemeetodi eelis on see, et me suudame näha, kuidas keegi läbib seda õppeplatvormi, mis kiirusega seda läbib, kuidas ta õpib õppima. Sisuliselt salvestatakse iga klikk ja me võiksime öelda niimoodi, et ei ole olemas nagu valesid inimesi, on olemas nagu õige inimene valel töökohal või vales rollis ja läbi selle programmi me oleme võimelised siis kokku viima õpilase ja tööandja ja nende huvid peaksid siis kõige paremini sel juhul kattuma. Näitan paar ekraanivaadet ka siin, et see on siis esimene ekraanivaade, mida õpilane näeb, kes alustab 2-aastast õpet. See on siis selline ülevalt vasakult hakkate tulema ja kõnnite paremale ja alla välja. Mis on siis selline teekaart, mida läbides te ise näete, mis on tehtud ja mis on tegemata või mida te ei ole valinud näiteks. Ja see on hästi mänguliselt üles ehitatud ja tänu sellele on võimalik hea ülevaade saada, kust üks või teine õpilane on.
Ja võib-olla siin kiirelt ka selline ekraanivaade, tegelikult see ei ole ekraanivaade, see on ikkagi Zero One Education Systemi enda õppekavast võetud slaid, mis siis kirjeldab erinevaid õppekava osiseid, kus räägitakse programmeerimiskeeltest nagu C, Java, Python, aga ka valdkondadest, millele saavad inimesed ise valides keskenduda, kas on võrgud ja andmebaasid, kas need on liidesed, kas see on kasutaja kogemuse disain ja graafiline disain, kas see on küberturvalisus, kas need on algoritmid või mängude arendus, need on erinevad küsimused, millega me hakkame tegelema. Nüüd neid koole on ülemaailmselt juba, tegelikult on see slaid natukene aegune, ligi 30, üle 20 on ainuüksi neid siin pildi peal, mis on siis School42 platvormil. Meie Zero One platvorm on hetkel 6. kohas, kuigi Prantsusmaal on see 6 kutsekooli, nii et ütleme 12 või 11 siis tekib kokku, jah. Et me asutust kasutavad seda Zero One'i, nii et see on selline kiiresti arenev meetod, mis tähendab seda, et selle eelis on, et olenemata selle, kas te olete Londonis, Pariisis või Jõhvis, kõik läbivad sama õppeprogrammi, mis tõttu on võimalik õppeprogrammi arendada hästi kiire tagasiside tõttu, kui ka on võimalik võrrelda, kuidas õpilased Jõhvis, Pariisis või Londonis teineteisega konkureerivad, kuidas keegi läbib seda, mida saaks paremini teha. Nüüd võib-olla meie meetod on, meie see ärimudel ja operatiivmeetod on erinev teistest seetõttu, et enamus nendest koolidest, mida te siin nägite, on püsti pandud ühe või kahe suursponsori najal ja see ei ole otseselt seotud nagu tööjõuturuga, see ei ole päris õige selles mõttes, et meie meetod on, meie operatiivne mudel saab olema selline, et meil on üle 30 toetaja, keda te siin pildi peal näete, ja eratoetajad suuresti esindavad tehnoloogiasektorit või siis seda osa kiiresti kasvavast majandusest, võib ka nimetada uuest majandusest, kes otsivad hädavajalikku talenti tikutulega taga. Ja nii Bolt kui TransferWise oleks valmis kohe 50 inimest palkama, kui neil oleks vastava profiiliga inimene olemas. Et see on see viis, kuidas me läheneme sellele, mis tähendab, et need toetajad ise panevad oma raha mängu selleks, et koolitada lävendtasemega programmeerijaid ja 1 aasta peale õppetegevusega alustamist tekib koolil päris hea pilt sellest talendist, nende profiilist, nende võimetest ja eelistustest, mis tähendab seda, et me võime need inimesed kokku viia konkreetsete ettevõtetega, kellel on vajadused, mis tähendab siis seda, et kooli lõpetades, mis võib olla vastavalt oma tempole 1,5 aastat kuni 2 aastat, seal vahemikus seda vahest on, siis inimene juba tegelikult teab, kuhu ta tööle läheb. Nii et see on selline sildamise moodi projekt, mida me siin algatame ja õppetöö ise näeb välja siis selline, et igal aastal võtame vastu 200 õpilast. Õppetöö toimub nii koha peal kui kodudes, eks me siis näeme, kuidas selle aasta koroonaolukord meil lubab alustada kontaktõppes, kui vaja, siis me saame alustada ka hajusõppes või satelliitõppes. Igal juhul, kui olukord taastub, siis lisaks tavapärasele kontaktõppele ja inimeste liikumisele me plaanime ikkagi avada ka satelliitasukohad teistes linnades, mis võimaldaks inimestel paremini liikuda. Õpe näeb välja selline, et esmaspäevast reedeni on individuaalõpe ja nädalavahetuseti on grupiõpe, erinevad ülesanded, erinevad tiimid. Kokku on meil selles telefoni keskjaama hoones natuke üle 5000 ruutmeetri, millest 3500 saab olema meie kasutuses ja ülejäänud on koduks siis Astrik Data andmekeskusele, tänu millele saame me tegelikult pakkuda õpilastele ka kõige kiiremat internetiühendust kogu Ida-Virus, võib-olla Eestis, ma ei oska seda täpselt nii öeldagi. Aga vastuvõtt algab meil aprilli lõpus, mis koosneb väga lihtsast 1,5-tunnisest kognitiivsest testist. Eelnev programmeerimise oskus ei ole vajalik ja 600 parimat saavad siis sealt testist edasi suvisele konkursile, mis kestab 3 nädalat ja neist omakorda 200
parimad saavad siis 2-aastase tasuta väljaõppe. Ja miks Jõhvi ja miks Ida-Viru, sellest ma olen juba korduvalt siin rääkinud, eks ole, et piirkonna majanduslik konkurentsivõime saab olla taaselustatud läbi selle, on üks väike panus ilmselgelt piirkonnast noormeheliste väljavoolu pidurdamine, see on asi, millele me saame kaasa aidata. Ja tegelikult kogu tehnilise ja ettevõtlusoskuste mitmekesistamine, mitte ainult siis nende toetajate ettevõtete näol, keda ma näitasin, vaid kogu Ida-Viru ettevõtlusmaastiku näol. Ja miks ma nii ütlen, et selles jutus tegelikult ei ole ju paljudele teie seast midagi uut, et siin on tegemist nii ülevooluefekti kui sissetuleku efektiga. See mudel ei ole midagi uut, võib-olla mudel ise on täiustunud ja andmestik on täiustunud, aga ma kordan selles mõttes selle ikkagi üle, sest see on oluline, et kui ikkagi üks tööstusharu võtab kasutusele uusi tehnoloogiaid, siis mõjutab see kõrval olevaid harusid ja võib-olla kõige tähtsam osa nendest efektidest ongi siis seesama ülevoolu efekt, et uute oskuste ja teadmistega töötajad saavad liikuda tööstusharude vahel ehk siis tekivad interdistsiplinaarsete oskustega spetsialistid, kes on võimelised õppima kiiresti, kes on võimelised ühest ettevõttest minema teise, mis ei tähenda, et spetsialiseerimist ei ole tarvis, mis ei tähenda seda, et me ei peaks sellele nagu tähelepanu pöörama. Aga see on hästi oluline. Ja teine on sissetuleku efekt, mis on võib-olla selline ka sissetulekust tulenev ülevoolu efekt, ehk siis iga tarkvara insener, kelle sissetulek siis tõuseb tänu tehnoloogia ja teadmustöö koosmõjule, võib siis endale lubada paremat elu, paremat tervishoidu, külastada teatreid, restorane, soetada parem elamine ja nii edasi. Ja see mõjutab oluliselt ka teenusemajandust meie ümber. Ja seda ma olen ise kogenud Raini juures elades üsna hästi. Et see on siis selline mudel, siin on kordav. Ja loomulikult see omakorda omab sellist efekti, et sa saad pakkuda inimestele sotsiaalset mobiilsust. Me räägime täiskasvanud inimestest, me räägime näiteks Soome näitel keskmisest vanusest, mis on 27, kõige vanem õpilane 56-aastane, 70 kohale kandideeris 12 000 inimest. Et selgelt see mudel on ennast mitte ainult maailmas, vaid ka meie lähipiirkonnas tõestanud, mis tähendab seda, et sa pakud tasuta õpet, mis on konkurentsivõimeline, mis on kättesaadav kõikidele ja seeläbi on meil võimalik leida talenti, kes täna võib-olla teeb mingit muud tööd. Kui ma tulin Raini juurest tagasi, siis võttis minuga ühendust Marek Kiisa, ütles, et on selline mõte, hakkasime koos pusima, aja jooksul panime kokku kasutajate pundi 8 inimest. Ja plaan on aprilli alguses alustada vastuvõtuga, suvel teha konkurss ja sügisel alustada õpet. Olenemata sellest, mis meie koroona olukord või ehituslik olukord selleks hetkeks on. Oleme selleks palganud mitte 1, vaid 2 koolijuhti. Üks neist peaks olema ka siin, ma ennem nägin Elle-Marit siin osa kuulajate seas. Nendel on hästi erakordne taust. Eriti Euroopa Innovatsiooniakadeemiast, aga ka startupi kiirenditest, Eesti äriinglite assotsiatsioonist ja Civitast. Meil on väga hea meel, et nemad on liitunud ja kindlasti toovad päris palju uut verd ja värsket energiat Ida-Virumaal ja Jõhvisse. Ja kui keegi teist soovib selle projektiga liituda, aidata, sponsoreerida, siis võtke meiega ühendust või kirjutage mulle otse. Ja see oligi kogu minu tänane ettekanne. Aitäh! Aitäh, Rainer, ja paar täpsustavat küsimust on. Mis keeles selles koolis õppima saab hakata? Selles keeles, mis teile kõige mugav on. Ka eesti keeles? Eesti keeles, vene keeles, inglise keeles, nendes keeltes meil on plaan ikkagi neid materjale tõlkida, inglise keelest on nagunii. Selle kohta ma julgeks niimoodi öelda, et ka hiinlased õpivad programmeerima inglise keeles. Ehk siis paraku on niimoodi, et arvutiteadus siiski arendatakse inglise keeles ja programmeerimine ise, käsklused ja funktsioonid on inglise keelsed, aga see ei tähenda, et me ei või administratiivseid ekraane, juhendmaterjale ja muud kõike sellist, mida on tarvis ikkagi õppeks endaks, teadmiste omandamiseks tõlkida siis inimestele vajalikes keeltesse.
Ehk siis, et kui ei ole see inglise keel kõige parem, siis võib ikkagi julgelt tulla katsele ja vaadata, kas nagu need muud teadmised on pädevad. Mis need muud teadmised on? Mis peab olema? Keskharidus vist peaks olema inimesele, kes tuleb siin õppima, aga mis veel? Meil on tegelikult seatud see lävend allapoole, et peaks olema täiskasvanud inimene, vähemalt 18-aastane ja vähemalt põhiharidusega, et me ei saa ikkagi nõuda ainult keskharidust, et me ei tahaks ära lõigata neid inimesi, kes on võib-olla pooleli jätnud keskhariduse või ühel või teisel põhjusel, et meil on põhjust arvata, et tegelikult ka nende seas võib olla hästi huvitava kognitiivsete võimetega või hea loogikaga nagu inimesi, kes on läinud näiteks mingite tehnilist, luksepa ala või midagi sellist, et me oleme neid asju näinud. Ma olen seda ise näinud. ABB-s elektrikilpide tehas kõige parem elektriinsener, meil oli endine mesinik. Ma olen neid asju näinud korduvalt, et mina ei näe selles kuidagi probleemi. Ehk siis ei pea olema matemaatika hinne 5 põhiline, et tegelikult oskaksid loogiliselt mõtelda, et võib-olla lihtsalt matemaatikaõpetajaga ei olnud seda head klappi või oli lihtsalt teismelisiga ja seetõttu tuli see 3 või 2. Ja minu väga hea sõber, klassivend Paul Takle, kes täna on Tehnikaülikoolis energeetika, ma ei teagi, kas ta on dotsent või tema ei olnud koolis kõige usinam, aga tema oli see, kes käis olümpiaadidel, mina olin 5. aga ta oli minust ikkagi oluliselt parem. Nii et ma arvan, et hinne ei ole näitaja, päris elu on näitaja. Miks peaks noor inimene tulema siia Jõhvi kooli õppima, mitte minema näiteks seda õppima programmeerimist Tartu Ülikooli, kus saab nagu Tartu Ülikooli paberi, mis on siiski hetkel ju mainekam? Just ja absoluutselt. Ja see on vaba valik, eks ole, et ma arvan, et 200 inimest arvestades arvestades huvi Eesti IT valdkonna vastu ja hariduse vastu, et tundub mulle, et need 1300 inimest, umbes 1300 või kuni 1500 inimest, kes IT-sse astusid eelmisel aastal, on päris suur hulk inimesi tegelikult, kes ei saanud sinna sisse. Eks me näeme, kui atraktiivne meie saan olema, see on üks pool, et huvi on rohkem, kui tegelikult turul on pakkumist. See on siis üks komponent. Teine komponent on see, et on inimesi, kellel juba on akadeemiline haridus, kellel on laiapõhjaline haridus. Meie tegelikult keskendume peamiselt siiski programmeerimishariduse pakkumisele. Lisaks sellele loomulikult on seal disainmõtlemist ja koostööd ja probleemi lahendamist, aga me ei saa öelda, et meie tegeleme mingi laiapõhjalise, ütleme, ühiskondliku vaatega hariduse pakkumisele. Nii et selles mõttes, et kui on huvi akadeemilise hariduse vastu, kui on huvi, kui sa oled 18-aastane ja sa soovid ikkagi ülikooli läbida, siis te peaksid seda tegema. Et meie keskendume täiskasvanud inimestele, kes soovivad ümber või täiend õppida. See, kui suur osa meil saab olema 18 kuni 22-aastaseid, ehk siis need, kes tavapäraselt on ülikoolides bakalaureuse kraadi omandamas, seda näitab aeg, me ei oska seda täna öelda. Aga samas ei ole ka välistatud, et tulevad 40-50-aastased just Jõhvi kooli õppima? Me väga tahaks loota, et ka sellised tulevad, et ma näen, et Ida-Virumaal on tegelikult väga head tehnilise ettevalmistusega inimesed, kes on täna mingil muul ametil, kes võib-olla tahaks lihtsalt parema elujärje peale saada, võib-olla tähendusrikkama töökoha juurde saada. Ei ole välistatud, et mõned nendest ettevõtetest, keda ma siin näitasin, tahavad asutada selliste edukate õpilaste korral endal osakonna kuskil Ida-Virusse. Et kõik need asjad mõjutavad, nagu me teame elus, et on vaja esimest paari sellist edulugu selleks, et see lumepall hakkas rohkem veerema. Eks elame näeme, kuidas meil see välja tuleb, aga me oleme nagu oma panust päris kõvasti siin suurendamas, et püüda tõestada oma hüpoteesi. Kas olite varem ka Jõhvis või milline kokkupuude teil Jõhviga oli enne selle Jõhvi kooli loomist? Minul isiklikult väga suurt kokkupuudet Jõhviga varem ei ole olnud, et nii palju kui külastanud juhuslikult või Ida-Virumaad külastanud. Enne kui me päris asutasime, me 2-3 korda käisime vaatamas Jõhvit, käisime Narvas, vaatasime, kuidas üldse kogu seda dünaamikat tundus, et Jõhvi on ikkagi Tallinnast sama kaugel kui Tartu, rongiga vähemalt sõites 2-tunnise rongisõidu kaugusel, ehk siis mentorite ja ütleme mugavuse seisukohast mingit vahet ei ole, kas sa sõidad Jõhvi või Tartu. Meile tundus, et Tallinn ja Narva on saanud väga suure tähelepanu osaliseks ja meil oli see hoone, mida me saame 10 aastaks kasutada. Et kõik sellised erinevad vajalikud komponendid tulid kokku ja ma arvan, et kui
kui me võtame esimesel aastal 200 inimest vastu ja teisel aastal veel 200, see on 400 inimest, kes hakkavad olema linnas, kus on 10 000 elanikku, see on päris suur number, mis loodetavasti siis eladab ka Jõhvi linna tegevust ja elu. Need õppejõud tulevad ka vahepeal siia koha peale, et nad elavad siin ja õpetavad siin koha peal. Nad on edukad. Jah, palun. Just, et sellises traditsioonilis mõistes õppejõudusid meil ei saagi olema, et meil saavadki olema, ütleme siis mentorid ja lektorid, et meil on plaan luua siis nädalavahetuse, ütleme selliseid konkursse, loenguid, inspiratsiooniseminare, mingid lisaoskuseid, et need samad ettevõtted, kes siin slaidi peal olid, et nemad on näidanud üles huvi korraldada erinevaid üritusi, lihtsalt selleks, et luua selline kogukond, et luua liikumine, nagu meie ütleme, ja luua siis side nii kohapealse kogukonna kui ka siis IT-sektori vahel. Nii et pigem on see sellist tüüpi nagu koostööformaat, mis liigub nii alt üles kui ülevalt alla, kui nii võib öelda. Lihtsustatud öeldes tuleb siia Jõhvi siis sügisest väga hea palga peal olevaid inimesi, kes on siis mentorid, kes tulevad mõneks nädalavahetuks siia, kes tahaks hästi süüa, kes tahaksid võib-olla õhtul klubisse minna, mingit seltsielu elada. Lisaks tuleb potentsiaalikad noored, kellel on võib-olla natuke rohkem raha, kellel vähem. Ehk siis meil tuleb siia Jõhvi inimesi, kes tahaksid just midagi veel peale selle Coopi poe ja mis siin veel kõrval on, et nad tahaksid kuhugi minna, midagi teha. Ehk siis tegelikult, mida sina tahaksid, kui sina siin oleksid, et tunneksid mõnusasti siin üks nädalavahetus elades? Jõhvis on rohkem võib-olla ka lihtsalt Coopi pood, et mulle tundub, et meil on rahva kontserdimaja, kus ma saan aru praegu istuta ja Jõhvi on ikkagi päris hästi arenenud, et lihtsalt me näeme, et sinna panustades me saame seda kohalikku piirkonda päris kõvasti arendada, aga samas Ida-Viru on nii väike, või ta on piirkonnad, pindalalt suur, aga inimeste arv võib-olla ei ole nii suur, et tööränne on hästi suur Ida-Virus ja inimesed saavad liikuda, et ma kujutan ette, et kui me aitame luua, näiteks meil tekib söökla, kohvik, eks ole, et võib-olla tekib inimesi, kes tahavad sinna meie enda sööklasse, kohvikusse tulla, et kohtume erinevate inimestega ja keegi loob mingisuguse, ma ei tea, uue poe või kohviku tänu sellele, et on rohkem nõudlust ja niimoodi need asjad hakkavad liikuma, et esialgu see näeb välja selline naljakas ja pentsik ja väike ja võib-olla ei ole üldse oluline, aga sellistel asjadel on selline kumulatiivne efekt, et kui seda järjest teha ja teha pidevalt hea kvaliteediga, siis aastaks, 3., 4. aastaks hakkavad need numbrid juba tunduma juba tõsiselt võetama. Ja kindel saab olla, et kino ja mis iganes, et eks loodame, et me saame sellest koroonast nüüd aasta jooksul jagu ja siis saab elu jätkuda, kas mitte endiselt, aga vähemalt uue energiaga. Ja kindel on see, et see kool on Jõhvis 10 aastat. Vähemalt. Me tahaks loota, et saab ka rohkem ja pigem on meie huvi tõestada, et see mudel töötab, mis tähendab seda, et kui see mudel töötab, siis ei ole välistatud, et me võime asutada ka teised, et võime avada sama kooli ka teistes asukohtades. Ehk siis sa võid õppida selles koolis olenemata asukohast tegelikult. Nii et see on ka huvitav mudel. Eks me näeme, kuidas me sellega liigume, et teeme selle ühe asja ära, teeme seda hästi ja siis vaatame, mis seda võib saada.